Mis on minu meelest veel üks väärt omadus sellel on see, et enne seda, kui see rakendus tuleb kasutusele võtta, siis sarnaselt naabrivalvega tuleb nende inimestega eelnevalt kohtuda. Ehk siis nii-öelda see sotsiaalne pool on samamoodi selle rakenduse raames garanteeritud, ehk siis inimesed peavad omavahel igal juhul eelnevalt selle kokku leppima, et kes mis tingimustel ja kuidas on nõus reageerima hakkama. Siin rakenduses võid sa panna endale valvesse muruniitja, mis ise ringi sõidab, mis saadab sulle häireteate, garaaži, kuuri, saab lisada need valveobjektid ja sealt, kus sul häire tuleb, sinna sa saadad patrulli. Sinna sa saadad selle nii-öelda abipakkuja. Kena, aitäh. Kusjuures nende, ütleme, kaabakate kinnipidamisega on ka omad reeglid, ma arvan, seda seletab lahti meile politsei, kusmaalt mida võib, ütleme, inimene toimida, mida võib ette võtta. Väga tänuväärne tegevus, kui kõik kortermajad asutaks sellise naabrivalve, moodustaks oma selle üksuse nii-öelda, siis meil oleks lausa lust ju. Kindlasti kuritegevus jätkub, et see ei kao ära. See ei kao muud, noorte hulgas see selgitustöö on väga tähtis ja et te selliselt reageerite, see on ainult tervitatud. Väga paljud arvavad, et kui see mind nagu ei puuduta, siis ma lähengi mööda ja ei teavita sellest ja üldse ei sekku sellesse. Tehakse viimasel ajal trepikodade kaupa. See oligi see optimaalsus. Siis näeb ära naaber, kes elab mu naabriks, kes saab omavahel suhelda. Ja all on see infotahvel, seal saab alati leida infot, mis iganes. See on mõttekam teha tõesti, kui seal tõri maja kohta, kus tõesti seal oli Narvas üks ütles, et Ivan ei tunne Vassilit. No väga õige, eks ole. Ainult omad saavad seksuaalselt. Kas need naabrivalve piirkonnad on nummerdatud või neil oma nimed? Aga see sildi peal võiks nimi olla. Sildi peal võiks nimi või number. Ja tegelikult ei ole naabrivalve eesmärk olla patrullis. Vaid see on märkamine. Ja see on märkamine, hoolimärka reageeri. See ei ole patrullimine, see ei ole abipolitsei mängimine, vaid see on signaal, et ma hoolin ümbruskonnas. Nii, et täna on ikkagi sellised kortermaja elanikud on sellised, kes teavad küll enda inimese seal kortermajas, aga selline tere ütlemine ja üksteisega jutu rääkimine, et see on tegelikult alles algamas, kõige raskem koht. Ja nagu ma aru sain, teil samamoodi. Vaat siin oli paar kokkulangevat sündmust. Üks asi, meil käidi kolamas külas öösel. No mingi 6 aega tagasi või selle paiku. Ja samal ajal ilmus Postimehes üks artikkel ka naabrivalvest. Siis me leppisimegi kokku, et teeme küla peal väikse küsitluse. Siis me tegime kirja, jagasime laiali kõigile, kes soovib osa võtta. Teeme väike koosoleku moodi asi, et saame kokku, räägime. Ja kui palju kedagi see huvitab ja mis kedagi ärevaks teeb. No nii oligi, tegime ära, soovi oli, järgmine samm oli, siis teie esindaja Türilt käis kohal ja tegime ankeedi ära, või tabeli või ankeedi või kuidas seda nimetatakse. Nimekiri kõigi andmetega. No ja siin me täna siis oleme istuma, et lepingut sõlmida. Teeme kõik niimoodi, eks. Politsei vahel on uhke olla.
ja mis selle juures on huvitav, on see, et kogu seda rituaalide protsessi tegelikult ei koostata selle jaoks mitte mingisugust päevakava ja selleks ei ole nagu ühtegi ette antud sellist vormi, aga kogu selle rituaalide läbiviimisel on 4 reeglit ja 1 seadus. Ja need 4 reeglit on siis selles, et on kohal õiged inimesed, juhtuvad õiged asjad, see algab siis, kui see algab või kui on õige aeg, see on läbi, siis on see läbi ja 2 jala seadus. See 2 jala seadus tähendab siis seda, et kõik inimesed võivad nende töötubade raames ringi liikuda, aga enne seda, kui nendesse töötubadesse läheme, toimub see, et iga 11 saab välja tuua või välja öelda teistele siis ühe probleemi, mis teda kõige rohkem puudutab Rae vallas. Ja selle jaoks on siis palve, et te ütleksite kõva häälega oma nime ja tulete, panete siia kirja selle probleemi, mis teid puudutab. Ja see probleem võiks alata küsimusega, kuidas? Kui me ütleme siin kohalikul tasandil, me tahame rääkida ristmikust, me tahame rääkida hulkuvast pullist või hammustavast koerast või seal suitsetavatest lastest või mingisugusest umbekasvanud kraavist, eks ole, täpselt nii nagu tunnete, lihtsalt, et see teema, mille te püstitate, võiks olla selline, millele ei saa vastata lihtsalt jah või vastusega. On mul 2 teemat. Esimene on see, et kuidas nagu inimestel selleks teha, et kui sul on sünnipäev, siis sa ei pea seda saluudiga tähistama. Teadaolevalt meil on vist ainult 2 päeva aastas, kus võiks ükskõik mida saluuti lasta. Ja teine teema siis on, kuidas me saaksime teha nagu näiteks talliomanikele, hobuse omanikele, ratsutajatele selgeks selle, et kergliklusteel ei ole viisakus hobusega liigelda, hobune roojab ja teiseks ta võib ka ehmuda ja mööda minija nagu isegi tappa, ütleme nii, kui läheb väga nagu halvasti. Kuidas saad ise turvaliselt käituda ja teisi õpetada, kuidas peaks käituma? Mida mina siis kodanikuna saan teha, et teisi kuidagi teavitada, et mis on need võimalused selleks? Ma ei oska öelda, et põhimõtteliselt, et kui sul on nagu kergliiklustee kõrval, siis sa ei tohi sõita ka jalgrattaga autoteel. Sa pead sõitma seal kõrval. Nüüd on hobusega küsimus, ma ei ole tegelikult vaadanud seda, et mille alla hobune kvalifitseerub. Et kui sa hobust talitad või talutad käe kõrval, siis sa oled jalakäija. Et siis nagu, et sa tunned, et siis nagu tohiks, jah? Siis nagu tohiks. Aga hakkame siis pihta, meil on see aeg on küllaltki niimoodi pressitud raamidesse, et mul on selline ideaalmudel, millega me tahaks hakkama saada, et jätaks selle koosoleku jaoks umbes pool tundi, et 6:30 meil on siin kõrval on laud ka kaetud, et teeme selle ametliku osa siis 6:30 ära ja siis me saame seal laua juures saame veel omavahel vabamas vormis edasi rääkida ja esimese teemana on meil siis vaja valida koosoleku juhataja, protokolli ja kinnitada päevakord. Lauri siis protokollib. Ja järgnevalt siis päevakord. Päevakorda on lisatud mul 5 punkti, et need olid kutsega ka juba varasemalt saadetud, aga esimese teemana siis 2016 aasta majandusaasta aruande kinnitamine, ühingu tegevuskava 2017. aastaks, siis tulenevalt meie põhikirjast tuleb iga aasta üldkoosolekul läbi arutada liikmemaksu summa, aga sellest me jõuame veel rääkida. Siis on revidendi määramine 2017. aasta majandustulemuste revideerimiseks ja kui on kohapeal tekkinud küsimusi, siis me saame seda arutada kas nüüd selle ajavahemiku juures, mis meil 6:30 on, või siis ka peale seda, et siia nagu piiri vahele ei tõmba. Kas kõik on sellega nõus? Pagan küll.
hallo, politsei. Politsei kuuleb. Ma räägin siit meie küla naabrivalvesektorist. Ma nägin siin oma tuttava maja ümber kahtlaseid võõraid inimesi. Nad nüüd jooksid minema bussipeatuse poole. Me saadame patrulli teile välja. Ahah, aitäh. Palun, nägemist. Tervist, Rapla politseis Kaspar Odes minu nimi. Sooviks näha siis isikut tõendavaid dokumente kõigilt kolmelt. Ma kirjutan ära. Ole ja pane siis kirja. Miks neid dokumente nii kontrollitakse? Pole ju midagi teinud ju. Et meile laekus... Kust te tulite enne? Kodust tulin. Elukoht on? Jälle.